järjekordselt uus hotell Prantsusmaal, 3 tärni oma. Isike Lambi küla, aga ärme tee ennatlikke järeldusi, võib isegi okei koht olla. Loodame parimat. Näitan kähku, ma tavaliselt unustan. Söögilõhnad on igatahes head. Tühja kõhuga võib selles pool punkti anda. Loodame, et wifi'le ka. Twin standard for 2 persons. Yes. Number 5, first floor. Yeah. Oota, ei esimene korrus pidi olema. Aga siin number 5 oli või? See oli esimene korrus, 1, 6, 1, 5. Ütleme nii, et koridori järgi ei tundu väga. Palumine osa nägi väga hea välja, aga koridor tundub suht. Tunni parim. Surprise. Näid okei tegelikult, jah. Lähme käime poest. Saame külmõhtu kraame panna. Mingi rõdukaari näitab ka. Vetsuvalent. Dušš on eraldi või? Mis siis? Dušš ja vets on eraldi. On suht mingi korteri variant või? Jõudsime siis hotelli, panime asjad ära ja küsisime sealt administratsiooni käest, et kuhu sööma võiks tulla. Saadeti ühte linna, mis on 10 kilomeetrit eemal ja ma ütleks, et see on nagu tõeliselt ilus koht ikka. Näita ümberringis, et näitasid sinna ja sinna ja see mingi vana keskaegne linn tundub, vaatame kohe. Vaatame midagi huvitavat kirjas. Siin ei ole. Aga majad ja kõik värk nagu üli-üliväge. Uhke värk. Väga äge keskaegne linn. Peaaegu nagu vana linn. Ja siit näed kohe siin platsi peal on mingid restoranid, baarid. Kohe lähme vaatame, mis seal saama hakkab. Ja lahkume siis hotellist. Palju punkte tuleb? Ma ei tea, tegelikult on nagu koht suht okei. Koht on okei, jah. No 3 vist võib panna või? Ütleme, et hommikusöök oli nõrk. Et siin on pime nüüd. Et ma ei tea, ma panen 3. Kartulit ja soust ikka ei saanud ja... Ops, kõik on kogu. Mida peab siin midagi tegema veel või tea? Mina ei tea, et see logu peale. Aru saavad. Aga lehma. Nüüd meid ootab siis ees pikk sõit. Palju kilte on? 674 kilomeetrit näitab järgmise hotellini. See on siis homse puhkepäeva transfer, mille me täna ära teeme. Jah. Sest et seal koha peal nagu väga filmida täna ei jõua. Ja siis teile õhtul võtsime põhimõtteliselt nagu täna hommikused küsimused ära ja kui me jääks tänast etapini, ehk siis mingi umbes kella 5-ni, siis oleks veits rops 7,5-tunnine tee õhtul veel ette võtta, et võtame täna... Ja jutustamise käigus paningi kuradi õigest tänavast mööda. Ei tohi sõita ja telefoni näppida. Ja kohvi juua samal ajal, mille ma hotellist kaasa võtsin. Ja homme on siis sõitjatel vaba päev. Siis tahaks homme teha ühe intervjuu dokumentaalfilmi jaoks. Ja nii ongi. Sõitjate enda transfer on lennukiga. Neil on hea mugav. Homme läheb päeva peale 2 lennukit. Üks läheb siis poole võistluspäeva pealt ja teine läheb võistluspäeva lõpus. Nad täna ei lähe, jah? Või jah, täna, vabandust. Päeva täitsa sassis. No nii, räägi, kus me lähme. Lähme Prantsusmaal flanši sööma, siuke koht, et võtad selle mingi põhikäigu asja ära ja siis on igast mingid muud asjad on nii, et tõmba nõrkemise nii palju tahad. Tundub populaarne koht või? Ja siin käiakse hästi palju rattatiimid käivad ka, sest et pärast võistlust, kui autos on mingi 6 näljast sportlast, siis on see parim koht, kuhu nendega minna.
täna on siis kultuurivideo, mitte spordivideo. jah, täna on reisipäev ja täna on reisipäev. tutvustame Prantsusmaad. Siin siis tehakse söök valmis. Selle, mille tellid, selle saad. Lihapraed. Sellest ma ei saa aru, kas see tegelane on mees või naine. Käed on jube karvad, et vist on naine. Ei, mees. Söömas käidud, kõht täis, hea olla. Ja palju kilomeetreid näitab. See aadress pole sees, mingi 2,5 tundi oli umbes minna. Ehk siis mõned sajad. Täiskaar! 700 kilti umbes läbitud. Kohal nagu naksti. Suu on naerul. Jõudsime kohale. Ma ei teagi, mis see koha nimi on. Kuskil oleme igatahes. Päris vink ja teistsugune niuke kui muidu. Midagi siin 8,4 punkti.